Meil on sääsk toas. Esimene vaatus. Jaa. Meil on külaline peale sääse. Suvekuulutaja. Tutvustad äkki ennast. Tere. Mina olen Siimi. Loll on öelda Siimi, ma olen Siim. Õige. Aga samas on siuke, kui ma ütlen lihtsalt, et ma olen Siim, siis on võib-olla selline kontekst läheb kaduma. Aga Määne Siim, sa oled. Ja Määne. Igatahes see on mu esimene eestikeelne podcast, mis suures pildis tähendab seda, et see on kokkuvõttes mu teine podcast. No. Rõõm on olla teiega. Aus. Väga tore, et me saame olla esimesed. Noh, Eesti esimesed vähemalt. Kus podcastis sa veel oled olnud? Mis asja? Kus podcastis sa veel olnud oled? Kui ma seal Austraalias käisin, siis ma tegingi ühe kiire sutsaka seal ka. Mingi vend kutsus lihtsalt kuskile, aga täitsa siuke muhe istumine oli. Tänase kohta ma ütleks seda, et räigelt vabastav tunne on ilma kõrvaklappideta olla. Või kuidagi siuke, nagu ei olekski podcastis. No eks meil tegelikult plaan on osta see pult, kus on klapid, aga nii on palju vaba. Sest nagu ma ei tea, ma võin siia mikrisse selles, kui keegi nagu hoiab helil silma peal, siis tegelikult isegi vist tegelikult ei ole neid klappe isegi vaja. Kui parem asi on see, et me ei maksa ka veel helimehele. Ta lihtsalt käib siin nutmas ja kuulamas. Me oleme nutu õlg lihtsalt. Jah. See on kõige õigem. Ja ta vahepeal kutsub meid korrale, sest kui sul klappe ei ole, siis veits läheb ikkagi nagu hakkad kogemata üle rääkima teisest. Hingamisraskused ka veel. Võiksid viline probleemid. Kahel mehel on. Ma ei kujuta ette, kui see distants on, ma panen võib-olla natuke kaugema. Ma prõgistan seda purki siin kogu aeg. Lauri sõi pool podcasti. Vabandame selle. Mul on krõpsud laual, sellest kui keegi tahab. Ma ei ole uhke selle üle, aga see nii juhtus jah. Et mul oli kõht tühi ja ma sõin kana väga isukalt. See oli mingi soliidne 40 minutit. Kuidas sa sööd Fastersi praadi 40 minutit? No ma pidin rääkima kogu selle aja ju. Aga sa mälusid rohkem, kui sa rääkisid, mul oli siuke tunne. Ma nautisin toitu, eks ole. Hea küll, selleks jätame selle minevikku. Aga Siim, räägi endast. Tere, mina olen Siim. Kus sa tuled? Ma olen Hiiumaalt. Ma arvasin, et sa oled Viljandist. Teadagi miks, on ju? See ei ole esimene kord, kui ma kuulen seda. See oli nagu esimene pauk, raudselt mingi Viljandi vend. Aga tõesti, tulen Hiiumaalt. Aga kuidas sa... Elanud seal palju aastaid ja nüüd resideerun mitte Hiiumaal. Väga õige vastus. Aga kuidas sa nagu alustasid? Kuidas sa algasid? Ma algasin... Sina kui Siimi. Mina kui Siimi. Ma tahtsin öelda 23 aastat tagasi. Minu emme ja issi kohtusid. Aga ma ei teagi. See on selles pull lugu, et mul mingi selline loomeline pisik on alati sees olnud. Ma tegin anima-videoid väiksena, legodega. Üsna hea mitu aastat. Nagu stop motion eid? Ja, stop motion tegin. Aga siis mingi aeg tuli see... Kui ma olen 13, siis ma tõmbasin FL Studio. Eks me kõik, kui me 13 oli. Põhimõtteliselt jah, see oligi, siis ma arvan, suht kõigil oli see FL Studio laine ja siis ma lihtsalt kuidagi kleepusin sinna külge. Sellest lainest oli mingi hea kasu. Aga mõned lähevad edasi. Sa oled sellega siis ju tegelenud sisuliselt 10 aastat või? Kuule, naljakal kombel tänaseks, jah. Aga jällegi võib justkui viidata, et sinul on ka selline jutumärkides overnight success olnud ju. Ma arvan, et see iga overnight success nagu päeva lõpuks on see kulminatsiooni hetk, vaata. Kus see nii-öelda see stonks käib ära või midagi sellist. Aga selles kindlasti jah, ma arvan, et kui need Eesti remixid nagu hakkasid tulema, siis see kindlasti kuidagi tõi mingi hüppelise kasvu teguri. Väga lahe. Ma lõikan vahele korraks. Me reklaamipausi saame teha või? Jah. Ma siin nüüd arvan, ma peaks õhtus käima nagu. See on cool. See on Tim, see on täitsa Tim. Tulen tagasi. Meil on mingi reklaamipausi muusikat ka vaja siia vahele. Laula ise. Narvas elas köögimargi, vitt oli tar kui vihmavari, plangu taga näitas tussi, andis paistel näpu nussi.
andis poistel näppu nussi, vittu kätt eksponeeris. Me tegime siin reklaamimuusikat päeva. Ma kuulsin, see oli päris hea. Oota, me rääkisime midagi sa rääkisid sellest, kuidas Overnight Successist, jah? Kulminatsioonist. Nüüd jääb mingi räige cut sisse raustada mingi, ma ei mäleta enam, oota. Küsi uuesti, jah. Et ma ei mäleta. Küsi seda, ma küsin siis sellise asja, et kas see oli Overnight Success või kas sa tegid nagu enne ka nagu väiksemal skaalal lihtsalt nagu noh, mitte nii ma ütleksin, ma väiksemal skaalal tegin küll kusjuures enne. See oligi niimoodi, et see mul SoundCloudis on privaatselt on siiamaani see esimene track on alles. Proovisin seda Martin Garrixi Animalsi järgi teha. Niimoodi, et build up oli lihtsalt sealt OG trackist tõmmatud sinna FL-i, sest üldse ei hakanud proovi, seal oli mingi pitch automationid ja mis kõik asjad, vaata. See oli juba täiesti üle võimete. Aga ma hakkasin tegema kusjuures mingeid igasuguseid välismaa laulude, mingi bootleg'e. Lihtsalt, või tuimalt kütsin neid kuidagi SoundCloudi üles ja ma ütleks, et sellega nagu me räägime mingi mõnest tuhandest kuulamisest, aga ma ei tea, sest sel hetkel see tundus ka ikkagi selline mingi täitsa tractioni moodi asi. Et motiveeris sind rohkem ikkagi tegema, jah? Selles jah, et see tõusujoon oli vinge. Ma arvast täna on just nagu, täna on võib-olla isegi raskem see, et kuidagi mul on alati näiteks see, et kui mul midagi kukub hästi välja, mis ka võib-olla nii-öelda statistikas on kvantifitseeritav või midagi sellist, siis mul on iga kord mingi pool aastat peale seda mingi writer's block on täiesti ees. Või sest siis on see tunne, et sa paned lati endale nii kõrgel ära, et ei oska nagu, või järsku tuleb selline mingi mega loll perfektsionism tuleb peale. Hakkad nagu ilgelt taga ja see on iga produvenna värk ju. Vist jah. Teed laupäeva õhtul laulu mingi türa väga hea, pühapäeval teed lahti, vaatad, mis sitt see veel on. Jah, see on mega haige või nagu no tõesti üks asi, mida ma nendest varasematest aegadest igatsen, on see, kui ma ei tea, kuidas ma ütlen, kui ma seal Hiiumaal kuskil metsas mussi tegin nagu niimoodi, et mitte kedagi teadnud ka vaata, no lihtsalt tegidki nagu nii iseendale kui üldse võimalik. Ja ma kuidagi täna nagu proovin nagu endale istutada seda mõtet jälle pähe, et et ma ei tee perfektseid tracke, vaid ma lihtsalt teen tracke, et nagu päeva lõpuks ma jõuan nende paremate trackideni enne siis, kui ma panen iga kuu midagi välja, mille käigus sa lihtsalt pidevalt teed ja õpid midagi, versus see, et sa obsessid selle mingi ühe tracki üle mingi pool aastat, et oi, siin on vaja mingi, see bass mingi feisib välja või mis iganes, mingid siuksed pisinüansid, mis tegelikult ei mängi rolli nagu, või mängivad rolli, need on kindlasti, kui need kõik on mega hästi neilitud, siis see on nagu suur väärtus, aga jah, nautim peab. Keskmine Eesti trummipassi kuulaja või mis iganes žanri kuulaja nagu nii nendest remixidest ja asjadest ei pane tõenäoliselt tähele, ei ole seda kõrva, mida produusser ise kuuleb nagu. No võt, see ongi see, et kui sa ise juba teed seda, siis hakkab sinu jaoks tunduma kui liiga lihtne või mingil määral nagu selline, et et ma lihtsalt tegin seda, teiste arvates see võib isegi hea olla, aga sa ise ei ole müüdud päris, aga samas ongi nagu see, et kui sa oled nagu kunstnik, mis iganes nagu valdkonnas, siis see on nagu, mingi määral ongi see, et sul on see protsess, kus sa nagu siis ikkagi, teed ja avaldad ja siis on ühel hetkel see nii-öelda ultimate nii-öelda asi, mis sa, see masterpiece, vaata, milleni sa jõuad, aga ega see ei tule ju lihtsalt, et sa, sul peab tekkima see enesekindlus ka, et sa kogu aeg jagad teistega seda, mis sa oled juba valmistanud ja siis tänu sellele nagu sa hakkad lõpuks alles midagi ise, isikupärasemat asja nagu tegema, julgema teha nagu asju niimoodi, nagu sa ise päriselt nagu heaks arvad. Ja ma arvast kõige sürrim ongi see, et nagu selle ühe laulu, või ma ei tea, ma tunnen, et vanasti natuke vähem, täna on rohkem, aga samas see on nagu siuke läbiv joon olnud alati. Selle tracki tegemise aja jooksul nagu kõik need mingid sellised emotsioonid, mis läbi käivad või nagu emotsioon ei olegi parem sõna, nagu mingi see sa näed seda tracki nagu nii mitme nurga alt kuidagi selle aja jooksul, vaata alguses on kõik on nagu
massiivne, ma olen muusikaline geenius, siuke no nii kõva tunne on peale, et nagu hüppa läbi lae. Ja siis see kestab mingile maal, siis ühel hetkel nagu see tuumikidee on kirjas, siis sa pead hakkama mingid pisi asju välja mõtlema, siis on juba see, et noh, siuke casual work või no selles suhtes, et noh, et see kõige huvitavam osa on tehtud sinu jaoks, siis sa lihtsalt täidad neid mingeid auke ja kohendad seda. Siis tuleb see nii-öelda võib-olla selline konkreetsem miksimise faas või noh, see hetk, kus sa hakkad nii-öelda kõigele sellele tehnilisele seal nagu sellist väga suurt tähelepanu pöörama. Selle miksimise faasiga tuleb vaata see ei ole üldse nii hea, kui ma arvasin, vaata. Siis on see täitsa peerises. Okei. Aga kas sa nagu prodod ainult trummi bassi või teed midagi veel? Seda vist kokku, et see võib bassimuusikaks nimetada kõike kokku küll, ma arvan. Mul endal mõnikord on siuke tunne, ma teen midagi palju tiibimat ja teistsugusemat, aga lõpuks on ikka see, et ma olen seal mingi tropi pannud ja siis see on no ühesõnaga, jah, see on bassimuusik. Mõtled, et teed imanut, aga tegelikult ei tee, Või vast, jah. Või ei nagu mõnikord hakkad nagu mingit ülitiipi breike tegema või mõtled, ma teen siukse mingi mitte, et see eesmärk oleks, aga mõnikord on alanud küll niimoodi, et teeks mingi siukse popika, mingi garage tracki või mingi siuksed asjad nagu praegu võib-olla teemas on natuke. Siis ühel hetkel on ikka see, et võib-olla see mingi see kõige pehmem osa nagu lendab, sest mina see ei sobigi tegelikult siia nii hästi, siis keevitaks mingi tropi siia, nagu alati kuidagi jõuad ringiga sinna samasse kohta tagasi. See on äge creative process nagu. See on nagu, vaata siis vähemalt minul, kui ma nagu pilte töötlen, see on sarnane see teema, et ma ülitihti teen seda, et ma teen nagu alguses nagu mingi ühe töötluse ära ja siis ma vaatan järgmine käin mingi paari päeva pärast, hakkad mingi tervet asju üle käima. Ja ma olen nagu, mis shit see on, vaata. Ja siis hakkad nagu korrigeerima veel seda nii-öelda. Aga samamoodi siis selles esimeses hetkes, kui sa alguses tegid, see näeb nagu üli nice välja, vaata. Aga see ongi nagu, kui sa nagu rohkem tähelepanu paned oma tööle, siis sa teedki seda protsessi mingil määral 2 korda, muusika puhul ma kujutan ette 10 kordi, et selles mõttes, mingil määral ikka sa lisad nüansse, võib-olla võtad midagi ära, näed, et see ei olnud päris tabav. Ja nagu veel naljaks asi on murus see, et tõesti, sul on mingid need passion projektid nagu, mida sa teed mingi retsilt kaua ja siuke, ongi see mingi pool aastat, vaata käid seal ühe laulu ümber ringi ja see ei ole perfektne veel mingi, kogu see nagu selline obsessive nagu asi selle ümber. Ja siis lõpuks paned ta välja. Siis ta läheb nagu, okeilt. Ja see on okei. Aga siis sa teed võib-olla mõnikord, et nagu nii tuima käega, kui sa üldse saad, sa teed näiteks Aurik Viljandist. Ja see võtab mingi nädal aega. Nagu reaalselt nädal aja projekt. Tegidki nädal ajaga Auriku või? Ma arvan, et oli reaalselt mingi nädal, see oli reaalselt niimoodi, et natuke võib seal mingi mänguruumi ümber olla, aga ma arvan, ma hakkasin seda tegema mingi novembri lõpp, detsembri algus ja siis mingi detsember 13, see oli Spotify's juba nagu. Et see oli... Ja poppis, See, jah, ta on üks igasti huvitav teos. Selles suhtes mu nagu, kuna ta ikkagi mingil määral on mu sellisest üldisemast, agressiivsemast joonest natuke nagu eralduv tegelikult. Ma nagu alati kardan seda päeva, kui ühel hetkel nagu keegi bookib mu esinema lihtsalt selle järgi, et ta teab Aurikut. Et nagu ma kardan, et ühel päeval see laks tuleb ära. Aga samas muidu on täitsa tore asi. Või nagu selles suhtes, et see laul on mulle päris... Ma ei tea isegi laul remix. Tehniliselt on ikkagi remix nagu. Ta oli põhimõtteliselt nagu mingi, ikkagi nagu selles mõttes vist nagu mingi meme projekt nagu selles mõttes, et see oli nagu lõbus laul, mida siis remixida tegelikult. Mul kirjutas üks poiss Instagramis, et palju ta laike peab saama, et ma sellest remixi teeksin. No konkreetselt niimoodi. Okay. Ja siis oligi ma ei osanud nagu midagi pakkuda ka, ma ütlesin, et mingi 500, teeme 500, vaata. Siis ta sai mingi 3 tunniga sai selle 500 täis. Ei, mis oli nagu sellest naljaks, et sel hetkel
sel hetkel, mis asi, mul nendest Eesti remixidest oli see Tibu Linnu remix oli väljas. Ja see oli nagu kõik. Et või noh, ma ei tea, ise on kuidagi väga raske hinnata, et mis hetkel, kus sa oled olnud, aga kuidagi ma ise kujutan ette, et sel hetkel nagu see mingi selline hoog võib-olla ei olnud nagu lausa massiivne veel. Et jah, siis ma reaalselt tõmbasin selle vabandust, aga ma tõmbasin ikka selle YouTube to MP3-ga tõmbasin alla. Ma kasutan siiamaani. Sealt YouTube to MP3-st oleks otse FL-i ja no selles suhtes, no sorry, aga no tõesti, kas ta on mu tehniliselt kõige komplikeeritum ja säravam teos? No ei ole. aga jah. Või ma mõtlen, et nagu selles on väga pull, et ongi ta nagu Spotify's üleval nii nagu ta on ja tal on läinud nii nagu on. Aga et selle tehniliselt selle kõige all on ikka veel see YouTube to MP3 fail nagu, mis on siuke omamoodi maagiline asi. Kas selliste asjadega mingid copyright asja ei tule? Võib ikka. Alati ma ütlen selle peale. Ei, sellega oligi see, et ma selle nagu ajasin korda. Siis kui ma tegin neid bootleg'e mingitest välismaalauludega on üldiselt siuke suht hopeless olukord, sa nagu sul peab ikka väga kuidagi, kõik asjad peavad väga hästi kokku langema, kui sa tõesti saad nendega jutule, et nagu see ametlikult välja panna. Aga Eestis ma kuidagi selleks ajaks mul oli nagu see mingi mentaliteet juba tekkinud, no Eesti on väike ja et tegelikult nagu kõik inimesed, et isegi kui sealt tuleb ei, siis vähemalt nagu mingi vastus peaks sealt saama, vaata, tõenäoliselt. Ja see oligi, ühesõnaga, ma vaatasin kuskilt, ma ei mäleta, kus kohast ma vaatasin. Täna ma tean, et selle laulu nii-öelda originaalautor on üks mees. Janek Safranovski on ta nimi. Igavesti tore härra. Aga ma vaatasin seda kuskilt internetist, kes need autorid üldse on, vaata. Ja seal millegi pärast viskas nagu mingi ilge listi neid nimesid ette. Ja kõige tuttavam sealt nagu esimese laksuga oli Erich Krieger. ma olin täpselt Tallinnasse kolinud, ma käisin Rocca al Mares, Poolsis käisin tööl. Rocca al Mares oli Poolsi mingi aeg. Ma mäletan, mul oli see töölõunapaus. Aga kuule, mis oleks selleks Erich Kriegerile, vaata. See oligi sain ta kätte, siis et tahaks siukest asja teha. Ja sealt oli ka väga tore vastus, see oli täpselt siuke mingi, oi, väga tore, kui noored ikka tahavad. Ei, sellest nagu siuke mega hea vibe oli. Tüüpiline eestlase. Eestis on suht lihtne ikkagi artistidega ühendust saada. Väga chillilt läks asi läbi, et nagu see, kui tihti peale, ma arvan, muusikas võib tekkida nagu mingid igasuguseid komplikatsioone, mingisuguse paberi määrimise ja nii-öelda selle juura ja bürokraatia näol, siis see oli nagu väga lihtne ja üldiselt kipub nii Eestis olema ka, minu meelest. Toi. Aga kas sa nagu ise mängid, siis kas sul on mingit nagu vahet ka, mis mussi sa mängid või pigem ikkagi on see bassimuusika? Ma tänasel päeval vist kuidagi kipun sinna bassimussi jääma rohkem, jah. On mingi salajane kirg äkki? Salajane kirg, jah? Issand, ma ei tea, kas te Gert Lille teate või? Ei. Gert Lill teeb Oi ei pidusid Tallinnas klubis Stuudio vist valdavalt. Ta on mulle pikalt kirjutanud, et võiks teha sellise, kuidas sa nimetad seda? Open format setiks kutsutakse. Nii-öelda selles suhtes, et mängid terve õhtu ja seinast seina, vaata. Et ei ole raamides kinni? Põhimõtteliselt jah, sest ma kunagi tegin seda. Kui ma Hiiumaal alustasin, Hiiumaal on öölokaale vähe. Seal on, ühel õhtul ei ole avatud nagu rohkem kui üks öölokaal korraga selles suhtes üldiselt. Minu arust siuke üldine tendents on selline. Mina mängisin Rannapaargus Kärdlas. Oma neid 5-tunniseid õhtuid alati mingi kord kuus. Ma kuidagi see on ka, varsti üks pool on nagu sellest muusika asjast on see muusika ise, teine pool on kindlasti see, et kuidas nagu need esinemised jooksma hakkasid üldse. See oli täpselt niimoodi, et ma olin 15. See tähendab, et põhikooli lõpus 9. siis
seal samas rannapaar, kus hüppas mingi, ma ei tea, meil käivad seal mandrilt mingid DJ-d, kui on käinud. No tead küll, vaata, nii-öelda mitte võib-olla sellised massiivse tuntusega DJ-d, pigem meil on mingi kontingent DJ-sid, kes käib nagu nendes kohalikemas klubides üle Eesti. Mingi ja... DJ Kristo Räävis või niisugust ennad. Nime struktuur on suht selline, kipub olema küll. Kui Hiiumaal, siis meil Hiiumaal on mingi DJ Kilu, ma tean. Ma ei ole mitte kunagi kohtunud temaga, ma tahaks temaga kohtuda. Sul on igas linnas on mingi üks DJ, vaata. Kõik kohalikud teavad, aga keegi väljaspoolt ei tea. Aga nimi on kõva nagu. DJ Kilu, jah. Aga siis oligi mingi see mandri vend oli nagu, no midagi oli katkenud, kus oli haigeks jäänud või ma ei tea, saanud saare peale või mingi jama oli. Siis pakuti, et tahad sa mängima tulla ja mul oli täpselt niimoodi, ma olin selle mingi esimese selle väikse kontrolleri ostnud endale nagu ära ja sealt see asi hakkas kogu see esinemiste pool tegelikult hakkas sealt jooksma. See oli su esimene esinemine siis või? Põhimõtteliselt seal või? Mul oli mingi koolidiskosid veel nagu, kui ma nagu väga tagasi lähen, siis nagu ma mäletan ikka mingeid siukseid asju ka, meil olid mingi, ma ei tea, mingi suve alguspidu ja siis oli see peo lõpus on disko ja disko oli niimoodi, mul ei olnud läpakatki see aeg, no tead küll, kui teil täna on läpakad, siis ilmselt mingi hetk teil oli ikka see lauaarvuti faas, vaata, pelada on vaja ikkagi ja kõik need asjad ja lahenasin kooli matemaatika õpetaja käest, lahenasin läpakat, tõmbasin Virtual DJ sinna peale ja kujutad see ette, et koolidisko ja läpakas, laud on all, on ju, õnneks ja Virtual DJ käib ja arvuti selle nagu hiirega paned lihtsalt crossfaderiga selle, või noh, et neid alguseid started from the bottom ja selle rannapaar, kus mul nagu see kontroller juba oli siis no vaata kohalikes kohtades on see ka, et seal ei ole see, et sooviks neid Nexus 2-sid ja seda, et sa lähed või noh, sa pead ikka selle oma selle riistapuuga kaasa võtma alati ja seal oli juba parem, aga ma ei tea, kuidas see täna suhtuda, aga mul alati oli auksi juhe kaasas ja auksi juhe oli selle puldi küljes ja ma sain soovi laulu alati panna kui ma täna tagasi vaatan, no ei ole nagu kui kõva DJ sa oled, kui sul on telefon auksi juhtmega puldi küljes aga nagu samas enda kaitseks, nagu ma ütlen, sel hetkel see oli vajalik nagu mingid need sellised kohalikumad kohad on ma kujutan ette, ma ei tea, kas üldse kujutad ette Siimit Hiiumaal esinemas, sest nagu ma proovin seda kord aastas teha siiamaani, aga see on nagu selline kuidas ma ütlen, minu meelest nagu ma arvan, et Hiiumaal ei ole väga Siimi kuulajaskonda mõned kindlasti on, tervitused neile ja aga nagu rohkem ma tunnen, et see, et ma sealt Hiiumaalt selle asjaga välja jõudsin üldse oli rohkem see, et me ei saa aru, mis ta teeb, aga et see on see meie küla Siim ja ta teeb, vaata et see support nagu oli olemas nii-öelda mingil määral mu meelest nagu see nagu drive'is seal rohkem või et kuidagi ma tead küll, kui sa lähed mingi sinna kohaliku klubisse, seal ei ole nagu seda mingi, et lööme selle bass house'i tatsuma või mingid sükest see on nagu kujuta ette, kui sa läheks kuradi Triinu baarina põhimõtteliselt ma ei ole Triinu baaris mitte kunagi käinud, aga no ma tean, et need kohad on nagu kõik nagu selline no ikkagi maakohad nii-öelda selles mõttes. Triinu baaris. Mitte päris. Ei, no seda on ka kindlasti juhtunud. Jaa, ikka. Keegi on seal kindlasti olnud. Taassündi on seal kindlasti olnud, jah. Kas just sündinud, aga esimene pauk on ära. Viljastatud on kindlasti. Seal avastin oma tõelisi mina. Läksid sinna, tundsid järsku kodus ennast. Jah, kõik, kelle nimi on Triinu. Mõelge üle, mis te vanemad tegid. Vanemad tegest üle uurima. Ja kui selle süldi lembelisuse peale üldse veel laieneda aga, sorry, kas ma küsin ühe asja, kas see võis nagu aiendada sind veits ka nagu, noh, kuidas öelda, mingid siukseid remikse tegema Eesti lugudest, nagu mis on, veits siuksed süldilood, nagu on Aurik Viljandist, ongi see, et nagu sa oled ikkagi ka nii-öelda Triinu baari keskkonnas või ma ei tea, mis Hiiumaal on see põhikoht? Ma rannapaargu ongi meil see põhikoht pikalt on, rannapaargu, nii hästi kui ma tean, on natuke vähe aktiivne olnud viimasel ajal.
tervitused Käinasse Kariba klubisse. Meil käis Nancy just seal. Ei, aga tegelikult on sellest nagu naised. Ei noh, kõige tähtsam on see, et midagi toimuks. Et nagu olgu see maitse, mis ta on ju. Aga et toimuks ja nad on viimasel ajal teinud nagu mingi kord kvartalis mingi ühe ürituse. Reaalselt kord kvartalis aga nagu nad on teinud niimoodi, et on nagu toiminud ka. Meil ma arvan, neid üritusi on ikka päris palju olnud seal, kus nagu võib-olla, et tehakse, aga kellele. See ongi nagu rannabaar siis põhimõtteliselt seal Hiiumaal või mis? See on hoone mere ääres. Selles suhtes, et meil on seal muid toredaid rannabaare olnud vahepeal, aga need kahjuks ei ole püsima jäänud niimoodi pikas pildis. Hiiumaal üldse iga aasta keegi teeb söögikoha, aga siis 2 aastat hiljem nagu kuidagi vahetab välja jälle. Eks seal omad väljakutsed on kindlasti. Aga ma arvan, seda ajendit oli kindlasti peale Auriku remixi, Aurikut. Ikka on kirjutanud inimesi nagu, kirjutavadki mingi Facebooki või Instagrami, et et kuule, sellest laulust oleks hädasti vaja. Nüüd tee ära. Me võtsime just esimesed õlled alla, tahaks mingi reede õhtu, vaata. Äkki mingi tunni pärast saad visata, et tahaks nagu saunas tatsuma lüüa selle asja. Mingid sükest asja on päris palju. Et kõik süldilaulude nimekiri on antud, millest sa pead remixi tegema hakkama. Mingi 5 venda saunas istuvus. Kurat. Miks sellest Siimi remixi juba ei ole? Oota, ma kirjutan. Ei, nagu on igast asju olnud või nagu ma tunnen, et kõigi nende remixide raames, mis on nagu tehtud ja välja tulnud, vähem või rohkem on vahepeal isegi mingid neid labeli huvisid olnud või umbes seda, et mingi keegi Universalist või keegi Sonist või kuskilt vaata küsib mingit remixi mingile artistile, mingid siuksed asjad. Suht suured asjad. Aga siis on nagu seda ka, kus küsib tavaline inimene kirjutabki sulle, ütleb, et võiks teha. See on tavaliselt raskem variant. Kui mingi label ise küsib, et kas sa saaksid meile remixi teha, siis see juba elimineerib selle nii-öelda igasuguse õigusliku probleemi seal ümber. Mis just labelitega nagu eelkõige eksisteerib. Et põhimõtteliselt ongi, kui sa tahaksid nüüd neid süldikaid kõiki remixima hakata, siis sa peaksid hakkama nende omanikega, autoritega hakkama kontakti võtma. Mis ei ole nagu, ma räägin, see kindlasti ei ole Eestis liiga raske, aga see on ikka siuke asi, mida ette... Või ma mõtlen, kui keegi kirjutaks mulle, et tee Nancy'st remix. Nancy Ellalt hoia mind, kui me räägime sellest Eesti aja muusiks, ma see on kõige kõvem laul. Oi, kui hea laul. Kui ma purjus olen ja kui ma seal ikka Hiiumaal kuskil mõldu panen. Siis on Nancy. No see on see laul, Särk seljast. Ei no muidugi äkki, siis märkab. See on kohalik koodus, on alati mingi kell saab 3, vaata, sa tead, seal mingi üks mees, kes võtab särgi seljast ära, vaata. Nancy, ma olen siin, märka mind. Täpselt. Aga et siis on umbes, et kas sa täna saaksid teha Nancy bootleg'i? Bootleg terminoloogias on siis remix, aga nii-öelda ilma õigusteta, lihtsalt täpsustuseks võib-olla kulub ära. Kas sa saaks teha Nancy bootleg'i ja panna selle Spotify'sse? Kindlasti saad. Kas selle peale nagu ei juhtu mitte midagi? Ei pruugi juhtuda. Ma räägin, see on mitte, et see ei ole nagu hall ala, aga Eestis kuidagi Eesti muusikaturg on väike, sellel võib-olla nagu kõiki viitsi tegeleda, vaata sellega. Mis see neil ikka teeb, võib-olla toob just kasu. See on nagu, et käsi peseb kätt, sest Aga samas nagu moraaliliselt, ikkagi kellegi küsimise peale nagu kellegi teise laulust. Kas sa ei ole mõelnud, et helistad Nancy'le, nagu sa Kriegerile helistasid? Kunagi võiks küll talle helistada, sest Ellalt hoia on ikkagi väga hea laulmurust. See on võib-olla mingi asi, mille sa peaksid nagu ära tegema. See on see järgmine selline, nädalane projekt, mille sa full popid kuskil. Ei tea, kas nüüd läheb nädalaga, ma arvan, nüüd läheb ka. Vaata, see on see, et kuna see on sinu enda jaoks nii oluline võib-olla, siis sa ei taha võtta selle jaoks vähemalt nagu ainult nädala, et sa tahad nagu rohkem. See on see masterpiece, see on su Mona Lisa, vaata. Teeme ASMR ja ASMR. Võt, see on ilus, see on Longero hääl. See on kõik tervitused Tartu Longero vennaskonnale. Jah, kindlasti. Nädalavahetus teile kõigile. Jah. Aga räägi, kust sa praegu enda laule ostad? Peamiselt. Laule ostan, võtan Beatboardist. Beatboardist kõik, jah? Jaa,
kui ma väga tooret ütlen sulle, ma ikka mitu aastat panin selle YouTube või mitte YouTube to MP3-ga, aga mingi sait on veel internetis, ma tean, kus saab. Oi, neid on palju. Või nagu, ma tunnen, et jällegi täpselt nagu selle remixi teemaga, et kas saaks, ilmselt saaks. Kas moraalselt oleks endale hea tunne täna ja võib-olla tulevikus, ilmselt ei oleks. Selle mussiga on sama. No selles, kui ma hakkasin seda asja kooli kõrvalt tegema, siis ma panin küll ikka, ma ikka piraatsin neid track'e, kellele ma valetan nagu. Aga... No, kuskilt peab alustama. Aga täna Beatport on see põhiline. Kogu see nii-öelda elektroonilisem muusika on ilusti esindatud üldiselt. Ja kui ei ole, siis mõnikord sealt Apple'i... Ma ei saa täna üldse aru, kus nagu vaata Apple Music on. Ja see on iTunes Store'ist. Ja aga nad on kuidagi mega põimunud, aga samas millegipärast endiselt eksisteerivad nii-öelda eraldi brändidena. Kusjuures, kui ma selle esimese Aftermovie tegin, Illukas, Illukas, siis ma ostsin ka iTunesist selle loo. Päriselt? Mul oli käbe vaja, siis mul oli ka niimoodi, et ma tahaksin ülikvaliteetset faili vaata, ma ei hakka kirjutama ka. Sa ei oleks issand, ei teinekord kirjuta ikka. Ei tasu. Ei, no aga sa teenisid midagi selle. Süüt laul ei tasu osta. Okei, aus. Ei, no aga nüüd sa teenisid midagi selle pealt, mingi 10 senti. Ei, ma olen tänulik, õnnelik ja Pätsi leiba sai kindlasti kappi selle arvelt. Aga... Ma mõtlen, iTunesist täitsa saab, ma arvan. Sest iTunesist, mis on see... iTunesi hind on äkki... See ma ei tea, aga Beatportis on see, et laul maksab 1.29, vaata. Umbes, jah. Olen laulust ka. 4 sellest on tax minu meelest. Umbes, ümaralt. Ja siis on seal mingi distribuutori, no mingid need vahejubinad. Ma arvan, et niimoodi, et sul tulebki mingi 70 senti tuleb reaalselt kätte sealt. Peaks olema täpselt see leivapäts. Okei, aga... Kes su iidol on? Kes mu iidol on? Kes on see DJ, kellele sa üles vaatad nagu? Ma arvan, Skrillex on number 1. Skrillex, jah? Skrillex on see... Ma ei tea, kas see täna on nagu piisavalt tiipvastus või mitte. Ma loodan, et on. Aga no see on täpselt siuke, et nagu... Ma tunnen, et nagu selle Skrillexiga algas mul selline võib-olla mingi kõige teadlikum muusika tarbimine. Või noh, et enne seda, no ma ei tea. Sain 7-seks õde, andis vana MP3 mulle. Seal oli kõik padarid annud, kõik mingid asjad olid peale, nii. Linkin Parki, mingi Lil Wayne'i ja mis kõike. Et nagu noh, eks neid asju käib läbi ikka igasuguseid, aga ma tunnen nagu see, siis kui see Skrillexi movement tuli nagu see mingi 2012 või millal ta nagu nii-öelda suuremalt võib-olla pihta hakkas, siis nagu see võib-olla oli siuke asi, mis mind nagu kuidagi hästi sinna sisse imes. Esimesed nii-öelda playlistid, mis sina ise koostasid, olid siis nii-öelda Skrillexi muusikast. See on... Või no, et vaata nagu sa ütlesid, et teadlikult hakkasid kuulama, vaata, et... Ei, seda küll, jah. Ja no ma arvan, et nagu tänagi nagu... No Skrillex on täna nagu pika ajalooga... Ma ei tea, minu meelest pika ajalooga vend vähemalt. Et nagu tal on mingi hunniku, vaata neid mingi unreleased asju, mis ei tulnud mitte kunagi välja. Nagu ma ikka enamuse neist, ma julgen arvata, ma tean nagu... Või noh, ma ikka kammisin seda YouTube'i läbi, vaata. Iga kord, kui tal midagi tuli, siis oli ikka hype ja... See oli jah, kuidagi ma olin ikka päris investeet sinna. Täna... küll aga ma kindlasti tahaks toonitada, et see on siuke mitme otsaga asi. Üks on see toores muusika, ma arvan, et selle kohta ma ütleks nagu kohe Skrillex. Samas tunnen nagu see, mis mind võib-olla nagu esinejana on kujundanud vähem või rohkem, on... Ma tunnen nagu selle koha pealt on võib-olla Eesti artistid mulle hästi palju andnud. Just see, et näiteks ühel hetkel, põhjus, mis ma üldse Hiiumaalt välja sain, oli see, et 5 miinust praktiliselt vedas mu sealt välja. Me saime Hiiumaal niimoodi väga spontaanselt tuttavaks ühe päeva jooksul. Neil oli samal õhtul oli Kärdlas kontsert ja siis nad võtsid mu mängima enne neid 20 minutit. Noh niimoodi, et mul nagu vaata, see oli see aeg, kus ma panin kontrolleriga ringi sel õhtul olid need CD-jotid, kuradi suured, hinged võimsad. Põhjus mitte kunagi olnud käpin neid, mul üks set oli pulga peale pandud mingi pool aastat tagasi, sest täiesti nagu mingi pulli pärast proovisin. Niimoodi mingi 6 tundi enne seda nende kontserti härra Kohver küsib, et kuule, teed väikse seti ka enne meid või? Ma ei tea, noh, et
no ma ei tea, mul on vaja kodust läbi käia, siis vaatasin, et tuu kodu. Aga no see oli täpselt siuke, et nagu sel hetkel, no ma mõtlesin, et noh, siitaks vägev on ju, megavinge, väga tuus, nagu see on mingi siuke asi, mida sa oled oodanud võib-olla nagu mega pikalt. Aga nagu see oli nii spontaan, nagu kas mul oli mingi taimu, kuidas ma seda nagu reaalselt ära teostan, ei olnud ikka küll. Aga kuidagi läks hästi ja siis nad bukkisid mind Tallinnasse mängima Rämmari üritusele, laeva. Ühesõnaga, niimoodi ma sain huudist välja. Nii peabki tegelikult tegema. Pääsesid. Võib siis öelda, et see oligi koht, kus sa tundsid, see 20 minutit defineeris selle, et sa said lõpuks Hiiumaalt välja. Ma arvan, et see mängis väga suurt rolli küll. Seda ma usun küll. See oli täpselt niimoodi, et mul oli nagu gümnaasiumi lõpetatud, mul oli see viimane suvi Hiiumaal. Ja noh, oligi see, et noh, ega seda ei olnud ikka, et ma ei tea, kui ma suve lõpuks staariks ei saa, siis ma enam mussi ei tee, vaata. Nagu, aga noh, siuke väike teadmatuse tunne oli küll sel hetkel peas, ma mäletan, või umbes siuke, et noh, et ma olen neid mingeid kohaliku peopaiga otsi teinud siin nagu päris pikalt, et nagu, et mis nüüd edasi saab, vaata, või noh, siuke mingi, noh, et mis edasi. Et see oli kindlasti selline kõva moment selles suhtes. See oli nii-öelda nagu siukene aeg sinu elus, kus sa veel täpselt ei teadnud, mis edasi saab, on ja? See oli jah, või nagu, ma arvan, et ega nagu realistlikult täna ja kui ma vaatan paar aastat edasi veel nii-öelda tänasele tagasi, ma ei tea, kui see, kas te vaatate endale tagasi, ikka mõtled ju, et nagu, et mis asja ma tegin, vaata eile? Ja kogu aeg ei, see eilne mina sööli Rämetaun, täna olen õnneks normistunud. Mingi siuke nagu, mul on küll alati see. Ja noh, et nagu kui sa tahad oma vanast versioonist nagu mingit kriitikat välja kaevata, siis nagu üldiselt see on suht kergelt leitav, nagu eriti ise enda peale vaadates. Ja. See on jah, pull. Nii tegelikult peabki tegema, et kõigepealt võtad töö otsa vastu ja siis õpid alles töö selgeks. Nii sa liigud edasi. See mingi boldness ja julgus on kindlasti mugavust see enesekind, vaat sul oli ka, et jõu, et kas sa mängiksid, on ja? Noh, kui sa oleksid olnud nüüd, et veits ebalev liigas, saaks nüüd, ma ei tea, vaata, noh, aga selle asemel sa olid nagu, ma käin kodust läbi ja toon, et teeme lihtsalt, vaatame, mis saab. Ma kujutan ette, et nagu, ma võib-olla serveerisin seda liiga grandioosselt, ma arvan, et eks see reaalselt oli see, et ma mingi vaatasin suu lahti ja aknas välja. No ikka saab, jah. Ma arvan, ma nii rüütelikult ja vapralt kindlasti seda jah ei öelnud. Seal kindlasti oli mingit enesekahtlust sees, aga ühesõnaga. Aga vähemalt olid nõus tegema ja minu Essa Shooti keika oli täpselt samasugune. Sõks eilab mulle. Jou, kuule, teeks täna koos, mis sa arvad? No ma mõtlesin. No, ma ütlesin, tavai, ma mõtlen veits. Panin kõne ära, ütlesin naisele, kuule, ma olen Shooti täna mängima. Hellesin tagasi. Sa tead, naine vaatab su nägu juba. See täiega ekstaas peal on ju tegelikult. Jep, nii ta läks, ne. Et tuli täitsa pull õhta, väga kõva oli. Ja see on küll, kui need mingid siuksed, noh, kui see mingi suurema sammu koht on, see on ikka. Aga nüüd, kui sa ei oleks see, kes sa praegu oled, kes sa oleksid olnud või mis sa mõtlesid? Mis ma oleks või? Jah, et nagu, noh, kindlasti vaata, sa ei saa alati olla sellise suure enesekindlusega, et see asi nüüd toimib ja et see läheb läbi ja et sa hakkad raha sellega teenima, et see tuli kindlasti nagu, noh. Mul on siuke tunne, et seda enesekindlust on ajaga vähemaks jäänud isegi. Või kuidagi, ma ei tea miks, aga mul seal metsas oli nagu mingi meeletu drive seal Hiiumaal nagu. Sa pead minema ennast avastama. Mul oli, peaks küll, ei, ma olen pikalt mõelnud, peaks mingi vahelduse nagu sisse võtma. Mul on seeni siin, lähme käime teist toas. Ei, mis teises toas? Hiiumaal. Sa pead olema seal ürgses keskkonnas. Hiiumaal ürgmetsades. Tallinn on ideaalne koht minu meelest, kus ajad asju, sest seal on kõige rohkem. Ja noh, siuke mingi tööstus ja on ju. Showbiz. Küll, aga Tallinnas ei saa minu arust mitte kunagi puhata. Ma ei tea, ma nagu, noh, sellest saab ikka puhata, et ma ei tea, pühapäeval ilmselt homme sõidan Tallinnasse mingi suure vaevaga ja vaatan telekat seal, aga sa nagu päriselt ei puhka seal, sa nagu mõtetega oled ikka seal nii-öelda oma töömaailmas Tallinnas. Hiiumaal, kas liiga palju on teha? No täna ei ole võib-olla. Aga Hiiumaal puhata nii tekas. Lähedki sinna suvel, viskad batuudi peale meritäheks ja sõud oma tomatid seal kasvuhoonest. See on väga sen. Mis must saanud oleks? Ma ei tea isegi. Või selles suhtes,
kui ma tagasi mõtlen, ma võtsin kuidagi gümnaasiumi ajal ma võtsin mingi sellise suhtumise tegelikult küll natuke, et umbes, et noh, ma kuidagi, kui ma võib-olla 9. lõpuni, ma olin siuke, mitte priimus, aga suht normaalne õpilane, suht head hinded olid kõik. Gümnaasiumis ma kuidagi teadlikult hakkasin seda vähem prioritiseerima ja kuidagi oli see, mingi see mõte hakkas nagu kuklas, noh, algus oli see, et jõle vinge oleks, kui saaks, on ju. Ja siis kuidagi see aina rohkem võimendus, järsku oli see, et noh, kurat, aga teeme nii kaua, kui saab. Et see tuli, või noh, et ma tulingi gümnaasiumi, lõpetasin ära, ma tulin linna, läksin üürikasse. Oota, meil on ESMR-i paus nüüd. Olge terved. Jätkame. Värska vesi. Aga oligi, ma läksin üürikasse ja läksin poole kohaga tööle. Niimoodi ma olin mingi 10 päeva kuus nagu tegin neid 12-tunnised vahetusi. Pool siis, jah? Ja siis noh, praktiliselt 20 päeva oli sellist justkui vaba aega. Produmise aega. Jah, ma kuidagi nagu kohe väärtustasin seda või nagu mõtlesin seda, et noh, umbes, et sellise tavalise tööga võiks nagu sisustada ära täpselt nii palju, et oleks nagu rahaliselt turvaline olla. Ja et nagu noh, ülejäänu ajaliselt jätaks kõik nagu mänguruumiks. Ja jah, väiksena esimene amet, mis ma tahtsin teha, ma tahtsin lehmalüpsjaks saada. Ma juba väiksena pidid hääd raha teenima. Väga õilis amet. Ma juba noores eas olin kursis, et tehnoloogia areneb ja et enam ei pea ise väntama neid lehmasid, vaid saad selle pumba külge lüüa ja et noh, oled operaator rohkem, et võib-olla ei ole nii raske. See oli mul. Ja noh, siis kogu selle stop motioni ajal oli mul see Lego teema ma ikka... Küsimus, kas sa tead YouTuberit Forest Fire või? Jaa, taksongid ja kõik asjad. Kas te... Ma ei tea, kust ta pärit on, ma ei mäleta enam, aga ma arvan, et ta võib kuskilt siit nii-öelda Tartu poolt olla. Urmas Salu. Samas ta võib vabalt Tallinnast ka olla, siis ma ei mäleta enam. Oli siuke poiss, eestlane, tegi ka mingi... Oligi 2007 aasta, ma arvan, ta tegi Simpsonite intro, tegi... nii-öelda selle Lego stop motioniga järgi. Ja ta läks nagu... Ma olen seda kindlasti näinud. Täna see väärtus on vaatamistel langenud, aga ta sai sellega mingi 2-3-4 miljonit vaatamist, ma arvan, mingi ajaga ja nagu see oli nagu selle see oli viral. See oli Smoshi videodel oli tavaliselt reaalselt, ja ma mäletan, ta oli mingi pealtnägi ja tema oli see, kus mul üldse see mingi see insp nagu tekkis selle mingi stop motion. Et on võimalik nagu ka jõuda kuskile nagu ja inimesed märgavad sind nii-öelda. Ja, et see mingid need või noh, mingi aeg ma kindlasti mõtlesin, et tahaks YouTube'i teha. Mingi ühel või teisel kujul ma seda nii-öelda teostust ei on nii läbi mõtlenud, aga... Ma arvan, me kõik oleme seda mõelnud. See on tegelikult, see on see meie aja kuubamet ju tegelikult mingis mõttes. Või noh, ma ei tea... Ta nagu on jätkusuutlik, ühes küljest ei ole ka, aga ta on nagu siuke, ma arvan, mis võib-olla... Oleneb, mis su eesmärk on. Tänapäeval on YouTuber mõtetu olla. Raha sai teeni sealt. TikTokerid on... ega see platvorm ongi, ega see platvorm ei mängi vaata rolli, aga noh, rohkem... Ja noh, see, et see mingi YouTube'i nii-öelda see toorest CPM võib ka madal olla või mingi Spotify's ka, ega see nagu... Kui ma ütlen, ratsa rikkaks ei saa. Aga noh, eks see, noh päeva lõpuks see toores nii-öelda royalty tulu, mis nendest kohtadest tuleb, eks see on selline üks tükk pustast. Ja no seal sponsorid asjad on 80% sissetulekust kindlasti, kui sul nagu on... YouTube'i puhul jah, eriti ma olen aru saanud. Jaa. Just. Aga mis on kõige mingi... Kus küsin, kõige mingi naljakam seik klubis, mis sul olnud on? Kas mingi külalisega või nagu... Mingi naljakas keika. Jah, mingi, kus sa nagu lähed kohale ja siis näed midagi ülikummalist. See on mega hea küsimus. Raske vastata. See on siuke küsimus, mida tihti küsitakse. Ja ma olen nagu alati mõelnud, et umbes, et mis minu see lugu oleks.
mees, ma ei tea. Kõik on nii normaalselt läinud alati. Alati nii käest ära. Või siis on jah niimoodi, et kõik on just nii hull, vaata, siis piki välja, vaata. Või sul läheb just kohe meelest. Omamoodi hull. Aga võib-olla küsiks siis niimoodi, et mis on nagu see kõige meeldejäävam üritus, kus sa oled olnud või mis sinu jaoks nagu... Kõige meeldejäävam. Mitte isegi kõige suurem, aga mis sinu jaoks siis nii-öelda põhimõtteliselt kõige suuremat tähendust. Mis on sinu highlight? Jah. Ühte on raske välja tuua, küll aga võin välja tuua mitu. Võid tuua ka mitu välja. Võid tuua mingi perioodi ajast, kui toimusid väga paljud suvi. Asjad. Kriminaalne oleks mitte mainida rämmarüritusi, ma arvan, et need on esimesed sellised suuremad üritused ja vähekenegi nii-öelda suunatuma publikuga üritused, mis ma olen teinud Tallinnas siis. Väga vinge. Teine asi... Ma olin Austraalias 2 kuud tagasi. Mul oli 2 esinemist seal, üks oli eestlaste üritus, teine oli kohalik Austraalia üritus, mille me saime nii-öelda kokku lepitud ja organiseeritud läbi mitme imelise kokkusattumise. See oli väga tuus. No ma arvan, eelkõige juba lokatsiooni pärast. See oli esimene kord, kui sa välismaal käisid esinemas või? Ma olen käinud Lätis, nii palju, kui sa seda välismaaks loed. Ja Hollandis. Tegelikult aga Läti kohta ma natuke räägiks küll. Lätiga on niimoodi, et tegelikult see on väga tuus. Selles suhtes, et ma tunnen, et Läti on meist võib-olla selle mingi skene arenguga natuke maas. Aga mul tundub, et Lätis on võib-olla Lätis on hetkel see moment, mis oli võib-olla grindil 12 aastat tagasi, kui nad nii-öelda alustasid, vaata. Seal on natuke vaja ise tõrgendada, aga nagu kokkuvõttes selles suhtes, et neil on seal meeletu huvi kogu selle trummi ja bassi ja sellise nii-öelda nasty muusika järgi. Seal ei ole see infrastruktuur või mis iganes need korraldajad ja selline, selline nii-öelda know-how ei ole veel päris välja kujunenud, aga see on nagu see ambitsioon on meeletu. Et ei anta nii-öelda võib-olla nendele uutele nii palju platvormi siis nii-öelda, kus siis esineda või nagu ei tehta selliseid pidusid sellele suunatud või? Ei, ma mõtlen rohkem isegi seda, et seda skene ei ole seal nagu, et seda aina rohkem kuulatakse, aga seda skene ei ole seal seni nagu niimoodi korrekt olnud isegi. Nagu lausa riiklikul tasandil. Et need inimesed on liiga noored. Lätil ei ole nagu minu meelest oma grindi. Vaata, Lätis on positiivus. Mitte ma nüüd Lätist nagu meeletult või lõputult teaks, aga ma ei tea, et Lätis oleks nagu mingit grindi või mingit O-snappi või mingit rämma. Suuremat sarja. Ma tõlgendan seda nii, et lätlased leidsid mingi aasta aega tagasi alles Mackie G. Põhimõtteliselt. Või nagu ongi kõik need hedeksid ja mingid siuksed ennad, AMC ja ma ei tea, kogu see nii-öelda see tänane skene nagu, aga nad on kuidagi, nad on hakanud neid välkareid pukkima sinna ja need on minu meelest nagu osandist, Tsuki käis seal mingi aeg väga reitsid, mis välja minu teada. Kõik sellised asjad, et seda on nagu, et nii tore on näha, et seal on nagu nii palju seda uut maad, mida avastada. Nii publiku näol kui ka nende endi jaoks kindlasti nagu, kus nagu nähakse, et see asi toimib ja hakkab sinna rohkem asju nii-öelda sisse tulema. Ürituste juurde tagasi minnes. Beach grindi peab ka kohe kindlasti ära mainima. Selles suhtes ma arvan, et mu Eesti nagu esinemistest nagu need beach grindid üldiselt kipuvad olema, vaata beach grind läheb nagu aina selliseks suuremaks, selle raames ta kindlasti ka nii-öelda paisub, nii-öelda branch out'ib rohkem, vaata sinna tuleb rohkem mingid live act'e võib-olla rohkem mingeid mitte nii karmi mussi esinejad. Räppareid ja mingid siuksed. Ma tunnen, et festival ikka suur nagu. Seal on igasugustele maitsetele. Aga ma tunnen, nagu beach grindi külge seni veel on vähemalt see mentaliteet nagu stikkinud, et inimesed ikkagi suhtuvad nagu sellest niimoodi, et ma olen EDM festarile laias laastus siis nii-öelda öelda, ma tunnen, et nagu see beach grindi publik on nagu mega rets olnud, vaata, kui alati on see, et ma olen 2 aastat seal esinenud või 2 korda siis, aga seal on ma arvan, need on ikkagi senimaani ma arvan, et see beach grindi, see eelmise suve esinemine, see oli ikka, see oli nii rets. Just nagu toorelt me ei räägi siin sellest, et oi kui vinge ekraan mu selja taga oli ja lavavisullid ja mis kõik eelkõige see rahvaenergia või nagu see
saad sa aru, vihma sadas nagu, no täpselt, ma ei tea, kas te mäletate, ma mängisin reedel, see oli see vihmapäev ja vihma sadas ikka no niimoodi, et seal B-laval, no seal oli ikka mudamülgas, see oli ikka normaalne, no olekski nagu see mudamaadluspitt nagu ja seal pandi ikka nagu vihaselt, see oli, või no just kõik mingid siuksed asjad kokku, see oli väga võimas. Ma kujutan ette, et see annab nii julmalt energiat, kui sa mängid puldi taga, sa vaat inimesed on täiesti pöörased. Energialaks on rets. Teine asi, mis minu arust sellega on nagu, millega sa pead võib-olla natuke õppima elama, on see, et see on nii rets adrekas või siuke nagu dopamiini laks või mis iganes, et nagu et selle, no ütleme nii, et kui sa ühe õhtu mängid 2000 peale see publiku ees või 5000 või mis iganes see selline mingi võimas number on ju parajasti. See on võimas tunne, see on hea tunne, sa oled laineharjal sel hetkel. Küll aga seal on see nii-öelda nagu reaalsus, et võib-olla päev hiljem, kui sa oled üksi korteris ja võib-olla, ma ei tea, sa oled väsinud ja sul, ma ei tea, kõik sõbrad on ka pohmas ja väsinud ja mis kõik, et nagu noh, see lihtsalt need nii-öelda, mis see sõna on, roller coaster, et ups and downs põhimõtteliselt on jah, nii räiged vaata, nagu. Mida vingemaks need nii-öelda kõrghetked lähevad, noh, ma võin olla seal lava peal selle suure rahva hulga ees nagu tund aega. Sa võid isegi seal tunni aega nagu ära harjuda sellega, või noh, ma oska seda nagu väga hästi sõnades panna, aga see on ikka see, et kuidagi sa harjud hästi kiirelt ära iga nii-öelda arengusammuga, vaata. Aga kui sellele arengusammule ehk tõusule nii-öelda see täiesti normaalne möön järgneb, isegi see täiesti kõige normaalsem möön võib olla nagu selline raske asi, mida alla neelata. Et sa oled shooter sisse mängima ja sul on pooltühi plats. Ma olen shooter sisse käinud ühe korra mängimas, aga sitaks kõva oli, tõesti väga meeldis. Üldse, mul on siuke tunne, et sellest hetkest, kui see asi mul võib-olla rohkem liikumaks kogu see mussi teema, selle hetkeni, kuni ma Tartus esinesin reaalselt esimest korda ja ei tegelikult nagu megapikk lünk sisse, kõik need koronnid käisid üle kogu aeg ja kogu see teema. Ma praegu tunnen nagu Tartus on iga kord nagu väga nice energia on tegelikult. Just neli korda olen Tartus esinenud, 1 shooters, 2 tükki neid Extreme'i festivale ja üks see mis teil on Tartu maraton või? Yeah. See ongi see suur Tartu maraton just või? Ma mängisin seal linnahalli või oota, kuidas teil see Raekoja plats või? Raekoja platsi, jah. See oli ka nagu väga selline nagu väljast siis nii-öelda, väljalaval. Ja oligi vaata, see on nii-öelda see enne mingi nende seda starti. See oli ka väga nagu, see oli midagi täiesti teistsugust. Okei. Aga kuidas seal nagu rahvas oli haipis kaasa või see oli pigem lihtsalt nagu nende haipimiseks? Et see on nende haipimiseks, et nad olid muidu elevil? Ma arvan, et naiivne oleks öelda, et seal mingi moshpiti energia oleks. Keegi taha moshpiti teha, kui ta läheb kohe jooksma. Aga ma ei tea, ma olen nagu õppinud aina rohkem seda, et mida nagu kastist välja need üritused rohkem on ja just need väiksed kohad, ma käisin hiljuti Haapsalus näiteks. Ma nägin. Ja mega humbling on näha, kuidas nagu, ma ei oleks elu sees kujutanud ette, et Haapsalus võiks asi toimida. Nagu, ma räägin jällegi, ikkagi olgu see bassimust nii pop Eestis, kui ta täna on, aga päeva lõpuks on ikkagi niši muusika. Ja nagu Tallinn, Pärnu, Tartu, nendest kohtadest väljaspool seda teha tihtipeale võib nagu vägagi keerukas olla. Niimoodi, et see asi oleks nii-öelda selline võimas ja vinge, nagu sa tahad. Aga samas nendes väikestes kohtades on nagu mega vinge käia või kuidagi nagu nii palju, kui ma vaatasin nagu neid videosid, mis sellest üritust oli, see tundus nii siuke ägedalt intiimne üritus või kuidagi. See oli ägedalt intiimne ja siinkohal ma tahaks jälle neid korraldajaid kiita seal, et ma arvan, et see ruumi mahutavus oli mingi 100 ja nagu see ruumi mahutavus olekski võinud olla 100, et nagu õiged valikud olid tehtud, vaata. Võib-olla tihti siuke mingi rookie mistake, mida võib-olla ürituse korraldajad teevad, on see, et ma võtan linna kõige suurema mingi laohoone, vaata, lööme siia räige festeri püsti, aga selle peal tihti ei mõelda, et see pooltühi ruum
ei ole sama, mis see sama hulk inimesi 2 korda väiksemas ruumis nii-öelda. Et see, jah, see nüanss on seal mu arust hästi oluline. Et rahvas täidab nii-öelda ruumi ära ja see energia täidab ruumi ära. Ja seda see nagu on nii, noh, lihtsalt... et nad on seal samas sul puldi ümber lihtsalt haibivad on ja sa oled põhimõtteliselt nagu peo keskel. Kui sa oled suurel laval, siis sul on seal mitu meetrit vahet on ja rahvas on kuskil eemal, sul ei ole nii suur selline kontakt nii-öelda. On küll jah, ma olen väga väärtustama hakanud seda, või noh, igat pidi see, mul tundub, et see on väga popiks täna läinud see 360 kraadi lava formaat nii-öelda. Broiler ruum. Jah, mis on nagu, see on tuus. Samas ma veitsan nagu mures, sest no ongi see mega äge asi, vaata. Mul on selline tunne, et see on nagu nii trend praegu. Ma kardan, et see nagu läheb nii popiks, et see nagu ühel hetkel ei ole enam äge, vaata. Mingid vennad on kaelas sul lihtsalt. Kõige naljaka on see, et see nagu minu arust see boiler room, noh see, mille järgi seda nimetatakse, või nüüd tegelikult lihtsalt üks konkreetne ürituste sari. Ta ei ole, noh, see, et kui siin on ruum ja ma panen siia selle puhti keskel, nagu toa keskele püsti, see ei tähenda, et see on... et see ei ole ju boiler room, vaid nagu boiler room on selle ürituste sarja nimi, vaata. Aga kuidagi, noh, ta on nii selliseks... imiteeritakse nii-öelda seda formaati nii-öelda. Ja see boiler room on nagu saanud nii selle asja näoks, et noh, ongi broiler roomid ja... Justkui hea, ülihea bränding. Julmalt hea bränding. Nojah, et su üritus oli nii hea ideega, et kõik teised üritused kutsuvad oma üritusi sinu... Selles kompliment neile kindlasti. Et aus. Aga noh, nad tajusid just selle ära, et see artisti ja nii-öelda nagu siis muusika nautija vaheline selline kontakt, et see annab väga palju nagu juurde kindlasti peale. Sul ju lauldi seal sünnipäeva laulu ka, vaata. Ja see on nagu, et selles mõttes, noh, siuke... Mul on 2 aastat järjest olnud siuke naljakas, et no iga aasta jaanuaris ma korra mõtlen, et kas peaks sünnipäeva tähistama. No ikka tähistame, vaata, et suure peo. Siis läheb mingi 2 kuud läheb aeg edasi ja vaatad, et no kuradi kurat, ma ei ole nagu mitte midagi vaata korraldanud selle nimel, on ju. Või noh, et kõik majutused on läinud ja kõik tuksis, vaata. Siis ma alati mõtlen, et savi ma teen tööd lihtsalt. Või noh, esinen. Sest on alati siuke mingi sünkari läbu saanud. Või no mul on nagu 2 aastat järjest olnud see sünnipäev kuidagi vägagi nädalavahetusel. Aasta varem oli seal klubi stuudios. Stuudios on alati vinge, aga ma arvan, et see mu sünnipäeva stuudio on nagu seni kõige reetsim stuudio, mis mul on olnud. See oli ikka... No tõesti, nagu see energia oli nagu... No ma tooks välja, et nagu mingi beach grind ja siis see stuudio event nagu... Et see oli väga... Sama pulga peal enam vähem. Väga sür. Et jah, nagu seal on ka minu arust nagu... Esineja vaatenurgast vaadates... Noh, üks asi on see, et jube tore on, kui on nagu ruum rahvast täis, on ju. Noh, sul on hea tunne. Sul on siuke tunne, et sa lähed kellelegi korda. Aga teine aspekt sellest on nagu puhtalt see, et nagu, noh, kas need inimesed on sinna ära eksinud ja nad seisavad seal või kas nad on seal nagu teadlikult, et kurat, ma tulin täna seda vaatama. See on, noh, kui nii-öelda need mõlemad linnukesed on olemas, see on nagu, noh, see on eriti reits kombo. Siis on lausa võimas. Muidu on ka vinge, aga siis on nagu lausa võimas. Aga sul on juba suve ei puugitada? Remi tahab oma sünnipäevale kutsuda. Mida on? Mul on augustis sünnipäev ära. No muidugi... Ei, tähendab suvega realistlikult tegelikult on niimoodi, et mina ei saa siiamaani aru, vaata, ma arvan, et muusikuna, esinejana, artistina sul on ikka nagu popp öelda, et no suvi on päris täis juba. Ei, nagu suve peal on asju küll, ma nagu asju on juba täitsa vingelt. Aga nagu, et kas mul see kalender täis on? Ma ei tea veel, täis küll ei ole. Selles suhtes. Küll jõuab. Väga hea, noh. Sa jõudsid õigel ajal. Sul on ka ilmselt niimoodi, et mingi kuu aega hakatakse nagu bronnima ette, on ju? Mingid hakkavad, tuleb mingid väiksed. Täna nagu vaikselt läheb paremaks. Vaikselt ma näen, noh ongi näiteks, kuidas mul on mingid augusti bookingud täna nagu, mis on nagu meeletult mõnus, sest et minu arust nagu algus, kui sa teed seda shifti nii-öelda, et ma nüüd hakkan mussi tegema, noh nii-öelda suure pühendumusega,
siis on nagu põhihirm on murust ju see, et aga mis järgmine kuu saab, vaata kogu aeg on see mõte peas. Et see on nagu kindlasti seda kõike leevendanud. Ja noh, ma tahaks uskuda, et või noh, see õltub, seal on puhtalt see, et kas see on kohalik tasand või see on nagu selline kõvem tasand. Kui see on kõvem tasand, vaata kõvemal tasandil käib tihti peale mingi ikkagi pool aastat ette, aasta ette võib-olla isegi on ju. Noh, sõltub kui kõvadest endast me räägime. Kohalikumal tasandil, noh, mida siiski samas nagu ma arvan, et suur osa Eestist on kohalik tasand. Ka Tallinn ja Pärnu ja Tartu võivad olla nagu vägagi kohalik tasand nagu suur osa aastast. Et nagu suur osa on ikkagi selline mingi 6 aega enne nõutis ka. Et aga see on hea teema tegelikult, see, et nagu millal ma ütlen, mu kalender on täis. Sest nagu ma olen nii palju mõelnud seal, noh, ma ei tea, nagu algusaegadel või noh, üldse ju vaatad ikka, et see on see vend, on artist, on kindlasti mega kiire, vaata. Või nagu esialgu tundub vähemalt. Ma nagu täna mõtlen seda, kas ma esinen vähe, seda ma ütleks. Ja nagu, noh, mõned nagu muusikute sõbrad, isegi viimasel ajal on nagu öelnud, et sa esinen kogu aeg, vaata. Siis ma hakkasin ise ka mõtlema, et kas ma esinen kogu aeg. Noh, ma räägin, ma ütlen, ma vähe esinen, aga samas nagu on see, et kui ma ütleks teile, et mul on mingi teisipäevast laupäevani, ma olen ainult lavadel ja mingi, ma valetaks nagu. Või noh, et üldiselt mul nagu täna on mingi 4-5 esinemist kuus ja jah. Kuigi, et noh, samas ma ütlen teile ausalt, ma ei tea, kas nagu 4 nädalat kuus, 5 päeva nädalas, noh, selline väga äärmuslikult nagu võtta, kas ma 5 päeva nädalas suudaksin nagu vaimselt ja füüsiliselt, noh, ma arvan, mingi valemiga, mingi meeletu sellise pühendumise ja keskendumisega suudaks, aga no see on ikka paras missioon, ma ütlen, et isegi see 5 esinemist kuus võib olla mõnikord nagu paras väljakutse. Et noh, see ikkagi, ma räägin, see on, mul on alati nii loll tunne rääkida seda tänase päevani nagu sõpradele ka, noh umbes, et ma eile esinesin tund aega, et nii, mul on nii väsinud, noh, et umbes, et mingid teised vennad käivad nagu 9-5 tööl ja noh, 9-5 ei ole ka kõige hullem nagu, noh, et mingid vennad näevad retsilt vaeva elus vaata, et nagu, et üldse otsaga kokku tulla. Ja noh, selle arv mul on nagu paha tunne nagu öelda seda, et umbes, laupäeval oli nii raske see, et ma olen nüüd nii väsinud, aga nagu tegelikult on, noh, kui ma seal teise poole peal, no tegelikult on see kuidagi see esinemine, ma olen nagu ajaga aru saanud, et vaimselt, noh, ta maksab oma hinda. See ei ole nagu see, et sa maagiliselt lähed ja no umbes, ma nüüd teen ja tund aega ja ma tulen nagu sealt lava pealt täpselt nagu samas vormis tagasi. Taas, kui ma selle tunni seti ära teen, no eriti kui mingi intensiivsem asi on, siis ma tulen sealt ära, ma istun kuskil maha, inimesed räägivad mu, või noh, ikka selline nii-öelda, no selline üldine viisaks, et kuidas läks ja päris tuus oli kongrets, vaata. Ma nagu võib-olla ütlen aitäh ja kuidagi proovin kaasa rääkida. Ma ütlen ausalt, no ma olen ikka väga oras mullit peale seti taas. Või no taas, see on siuke, ma reaalselt lähen kuskile nii vaiksesse nurka, kui ma parasti leian, siis ma mingi pool tundi, kui tund ma istun nagu kuidagi, noh, nii häirimatult, kui mul on võimalik. Ja ma räägin pointile selles, et noh, kui keegi tuleb rääkima, siis muidugi ma nagu annan endast parima, et eksisteerida seal vestlus reaalselt. Aga nagu see kuidagi, ma ei tea, see viib su kuskil oma mulli ära. Sa oled, vaata, sul on just see adreka pauk olnud, vaata. Ja noh, sealt sa nüüd tead, et nüüd on läbi, vaata, nüüd hakkab nagu... No pingelangus ja siis ongi nagu, noh, esiteks, noh, vaata, just sa ütlesid seda, et kuidagi halb on öelda, et noh, et ma pidin tund aega nüüd tööd tegema nii-öelda selles mõttes tund aega. Ma ülijõlmalt fiilin seda, sest mul on täpselt sama teema. Ma nagu, mul on nagu raske vaadata sõpru ja niimoodi, kes käivad nagu reaalselt 12 tundi tööl. Ja siis ma nüüd kurdan, olen arvutis veits piltid, et nii väsinud, vaata. No, Karla arust ma olen nagu töötu olnud. Kui ma nii-öelda artistina pean õigustamas, seda, siis võib-olla nagu see on selline adekvaatne asi, et nagu noh, et näiteks DJ või mingi muu artisti puhul see tunnine set on tegelikult ikkagi kulminatsioon sellest päevatööst, nädalatööst, kuutööst, aastatööst, võib-olla 10 aastatööst on ju. Või noh, et kõik need asjad, et noh,
et see, et sa seal noh, et ega nagu ma ei pane mingi pühapäevast reedeni nagu õlle ka kodus Stevenil vaata et noh, ikka seal on nagu seda mingit asjatamist seal ümber on palju. See on elustiil ja sa tegelikult kogu aeg töötad, see on nagu see reaalsus, et see on jah, vaata ja see ongi, ma tunnen, et see on nagu üks probleeme võib-olla lausa, et ma nagu väga raske välja lülitada või noh, umbes, ma mõtlen küll, et tavai, ma täna võtan rahulikult, on ju mingi õhtul öösel sa ikka korra vaatan sulle miksi korra üle mingi, noh, mis iganes miksi või peab mingi arve saatma või no kõik see ma aina rohkem tunnen seda ka, et noh, mussi on tore teha vahepeal tuleb ikka mingi plokk ette, aga nagu üldse mussi on tore teha, no seda mulle ju meeldib teha, aga kõik need mingid asjad, mida sa ei taha teha, aga peab tegema selle ümber, noh igasugused ma räägin kõik kommunikatsioonid, see on ka nagu noh see managimine see võtab mega palju aega ära see tõesti võtab palju aega ära aga küll aga selle jah, ühesõnaga ma tahan öelda, et samas kindlasti ei tasu unustada, et see on privilegeeritud elu või noh, jällegi vaata see nagu sa selle 2000 inimesega seal lava ees võib-olla võid liiga kiiresti ära harjuda see, et sa noh ükskõik kui iseenda orjuses, aga ikkagi nagu, et olla oma aja boss, see on oma aja boss, issand, see on niisugune klišee asi, mida no ja täpselt siuke, kas sina tahad saada rikkaks kohe täna? Sa tahad oma aega käsutada, mitte et aeg käsutab sind. Nojah, et see, et sa üldse saad teha midagi, mis sulle nagu nii väga korda läheb, just kui oma mitte elukutsena, vaid elukutsumusena. No vaat see on see, et kuna sa teed seda tööna, siis see nõuab nii-öelda elustiili. No, et mitte sa oled täisajaliselt tööl, sa ei ole 9-5, vaid sa oled 24/7. Noh, sa oled kogu aeg tööl, sa oled kogu aeg see artist, kes sa oled. Sa oled vaata mõttega juures, sest kui sa oled 9-5 tööl, sa oled koju, sa ei mõtle enam seda. Ja võtta see mõtte välja liitumine. Kogu aeg mõte käib nagu. Ja see ei olegi nüüd otseselt selles mõttes vingumine, et mul on raske elu, et ma pean, kuna ma valisin oma tööks sellise elu, ja nii edasi. Vaid see ongi nagu pigem, sellel on head ja halvad küll, et samamoodi on 9-5 tööl on see, et see on see hea osa, et sa oled nagu eemal oma tööst, aga samas, kui see ei ole päris see asi, mida sa tahaksid teha või see ei ole see sinu inspiratsioon, mida sa teed, siis samas sa kannatad selle tõttu seda nii-öelda, et ma ei tea, et ma nagu raiskan oma aega, ma ei tee midagi kasulikku, ma teen seda mõtet asja, et isegi kui sul on vaba aeg, siis sa ei saa seda nautida, aga ongi, kui sa töötad mingit enda asja, siis see väsitab sind täiega ära, võib-olla nagu mentaalselt nagu selle pingega elada, et nagu, et ma pean sellega raha teenima, ma pean sellega üüri maksma või süüa ostma, mis iganes oma tulevikku planeerima selle asja ümber. Ja see loob sellise teistsuguse pinge, et need ei ole otseselt võrreldavad, need on täiesti eraldi asjad, aga mõlemal asjal on nagu omad. Nad on tõesti eraldi asjad või ma räägin, ma ei suuda nagu väga universaalselt panna sõnadesse, et kuidas ma räägin, kui ma lihtsalt ütlen toorelt sulle, et eilne set oli väga kurnav või umbes, et ma olen väga, täna on kolmapäev, ma olen siiamaani väsinud laupäevast setist, ma tunnen, ma lihtsalt vingun nagu, aga jah, elu nüansid ja keeltkäigud. Sa oled oma emotsioonidega selle asja juures ka ja see on ka nagu, mis vaata mõjutab, et kuidas sul hetkel on nii-öelda see motivatsioon elus, kuidas sul läheb, see ju kõik mõjutab seda, kui väsitav su töö tundub sulle, et kui sul on nagu mingid siuksed ups and downs nii-öelda. 100%. Aga ma küsiks üks küsimuse. Mis su dream gig on? Kus sa tahaksid mängida? Remi sünnipäev. No esialgu peaks Remi sünnipäeva ära tegema ja tead, see on hea küsimus, aga jällegi see on siuke täpselt, et eks nii kaugele ja nii kõrgele kui võimalik, et tahaks teha suurelt ja vägevalt, kui ma ei oska seda ühe esinemisesse nagu jällegi kvantifitseerida, et ei ole mingit sellist let it roll ja vaid teeme selle ära, siis I made it mama. Ja vaata, minu arust mina olen kogenud seda nagu artistina, et ongi, sa jumala eest, et ei tuleks seda kohta, et I made it, sest vaata, kui on nagu kõige hirmsam tunne on see, et äkki mu tipp oli ära, vaata.
Umbes äkki ma käisin tipus ära, et sa nagu alati loodad seda, et ma loodan, ma siiamaani on underrated, vaata. Või ma loodan, et nagu see laks ei ole veel ära käinud, sa alati loodad, et see nagu see mingi kõige retsim kõmakas on veel tulemata. Ma arvan, et see kõige retsim kõmakas on see, kui meedia hakkab julmalt pommitama sind. Siis ma kujutan ette, et siis on see oht, vaata, et kuna hästi palju teab sind. DJ on väga hea Eestis olla, seda ma ütlen teile küll. Sul nagu keegi tunneb sind ära, aga sa oled piisavalt ebaoluline isiksus, et sa võid oma mustade kodulühkaritega minna sinna järve selverisse piimast ja nagu mega chill on. Keegi ei tule, mingi paparatsad ei tule kaameratega kolkima. Isegi kui keegi ära tunneb, tegelikult kaines konditsioonis eestlane, ma arvan, ei ole väga selline... Ta vaatab peale, näed, kurat, ma tean seda venda, see on normaalne vend. Aga ma arvan, et ega reaalselt enamus ei tunne äragi, sest noh, vaata, DJ on siuke näotamet, kui ma olen, ütleme, ma olen näiteks Pluto või ma olen, ma ei tea, isegi prillide taga Nublu või 5-, ikka see, noh, vaata, inimestel tekib väga selge visuaal sinust, milline sa oled, kui pikk sa umbes võiksid olla ja millised juuksed sul on ja kõik see... DJ on puldi taga, ta on kuidagi, ma arvan, nii mõnigi on käinud ja kirjutanud, Siimi kuradi hea set oli täna. Vaata, võib-olla, ta võib-olla nagu vaadanudki kordagi sinna poole, aga noh, ma olen täitsa okei sellega vist. Aga samas sa ei ole ainult DJ ju. See on üldse murst raske. Muusik. Sa võid öelda Tiesto kohta DJ, sa võid öelda DJ nagu, noh, kõige nii-öelda kohalikuma mitte produtseeriva DJ kohta ka. Päeva lõpuks me oleme kõik DJ-d ja meil on tore ja see on kõige tähtsam. Aga seal jah, nagu võib-olla mingi selline, noh ja mingi kontseptsiooni küsimus või mingi siuke asi on seal võib-olla tõesti. Hästi lihtne küsimus sulle või raske, kuidas võtta? Kas sa oled õnnelik praegu seda tehes, mida sa teed? Ma arvan, ma olen õnnelik. Ma ütleks, mul on viimase aasta jooksul hunniku mingeid tõkkepuid olnud küll millest üle õpata. Just nagu vaimselt või kuidagi ma tunnen esimest korda elus, et see asi on nagu läinud nii suureks, et nagu kohati seda on raske hallata ja sellega nagu raske kuidagi raske on seda kõike nagu võib-olla mõnikord sisse hingata ja alla neelata. See on hea koht, kus olla ju. See on hea koht, kus olla. Ma arvan seda, et kui sa lendad sinna nagu nii pea ees sisse, et noh, sa üldse ei mõtle selle peale, et kuidas mul täna tegelikult nagu olla on ja kõik see, siis see võib ka olla koht, mis saab su saatuslikuks. Aga noh, jällegi ma räägin nagu see on ju tegelikult see, millest sa oled nagu pikalt unistanud ja et see ikkagi päeva lõpuks nagu see õnnetunne on vägagi olemas. Ja ma kujutan ette, et peale neid tõkkepuid läheb nagu aina paremaks ka. Väga hea. Asjad on nüüd jõudnud nii kaugele, et piipranaps on vaja hakata võtma. Ei, meil on vaja Redditi küsimused teha. Piipranapsu. Teeme Redditi küsimuste ajal. Jaa. Mingi isiklik küsimus või? Küsi Redditi küsimus, paugutage nüüd. Ma küsin, jah. 2, 1, küsimus. Ühesõnaga, Redditist tuli üks huvitavad küsimused täna, et Robi, kus lähed? Küsi. No. Ühesõnaga, Robi, sul on naine, on ju? Või noh, ütleme, et sul on hästi palju naisi. No me kõik teame, et sul on naine. Muidugi tal on. Sul on nüüd naine kõik. Kodus, on ju? Naised. Ja sa vaatad tal otsa ja sa märkad, et midagi on valesti. Sa näed, et tal on vunts. Mida sa ütled talle? Kuidas sa sellega toime tuled? Kas ma võin lisaküsimusigi seda? Kui kaua ma teda tean? Ta on sinu naine, te olete suhtes olnud. Te olete abielus. Siis ma ütlen talle kohe, aja maha. Oot, sa mõtled nagu tšüki lambist mingi tihke vunts või sa mõtled nagu mingi faas, vaata, mis tekib. Üle öö lihtsalt niimoodi. Seal oli vunts, ma ei tea. Nagu see on ikkagi see on nagu see on see girl stash nii-öelda, vaata see. No need on need udemed, mis kõigil tegelikult on naha peal, vaata. Mustad piimakarvad. Ei no selles mõttes, et kas sa ma tooksid tahaks, et mu naine oleks ikkagi nagu naiselik, mitte ei tölerdaks lükata vuntsiga ringi, nagu ma ei tea. Samas, kui ta on naine ja tal vunts kasvab, noh, see ongi naiselik ju äkki. Ei, aga kas, ütleme nii, et kas sa julgeksid talle öelda seda? Kui ma olen abi, kindlasti. Aga kui ma teaks teda ainult mingi nädal aega. Ignoreerin probleemi.
senikaua, kui liiga suureks läheb. Sa oled nagu, et nii kaua, kuni ma julgen ta oma elust välja lõigata, nii kaua ma ei tegele sellega. Ma vaatan, kas ta nagu hoolitseb enda vuntsi eest. No aga kui on kammitud vunts. Kui on kammitud vunts. Kui on hoolitsetud. Räigelt ära stailitud. Nagu Ripsme dušiga. Keerab rulli. See on nagu respect ja hustle. Siis ma pean, vaata, siis on see koht, kus ma pean endale otsa vaatama. Nagu miks ma üldse hakkasin. Kus sul vunts on? Vaata, kui sul endal ei oleks vuntsi, siis see oleks väga halb. Aga kui nagu sul endal ka, siis on nagu siuke semi. Aga still nagu, ütleme nii nagu seksuaalse eelistuse suhtes nagu ma ei tahaks otseselt nagu musitades vuntse tunda. See on nagu selline nagu isiklik asi, millena nagu ma see ei ole see, mis mind nagu kerib, vaata. Aga samas, kas sa üldse tunneksid seda, sest naiste vuntsid oleks siis nagu võib-olla nii pehmed. Ma ei tea, vaata see pehme karv on ikkagi teine asi kui see. Ja senikaua kuni ei torgi, siis on jah, täpselt, kui ta on nagu nii pehme veel, et ta ei hakka torkima. Siis kui Larsile musi teed, siis see on nii pehme lihtsalt nagu. On jah. Kes teab Larsiga, kes on musi teinud? Ei plaani ka. Lars on siis nii-öelda, kes sinu koha peal tavaliselt istub, Siim. Aga keegi minu asemel ta on ära. Sul on mikri peale kirjutatud. Vaata, mis seal peal kirjas on. Otse üleval. Larsi korralik tong. Ta on, ma ei tea, äkki sa tead, aga NKN-i oled kuulnud? Vist ei ole. NKN-i boss on ta. Ta on, nende isa. Igatahes saadame tervitused Larsile. See on praegu Tallinnas. Kes on Tallinnas? Nad teevad NKN-i videosi praegu filmivad. Need seda meie pidime tegema Lauriga. No täpselt, me ei saanud seda diili millegi pärast. Aga ei, nad on üks, kuidas siis öelda, tõusev räpigrupp. Teevad päris head räppi. Saad remiksida? Neil on mingid plaagid Genkaga vist ka. Ja, neil on oma vinüül väljas legendaarse. Genka on üldse nagu sellest nii äge vaadata, et ma arvan, et on täiesti ümaralt öeldud nagu Eesti ikkagi räpiskene nagu pioneer või kogu see hip-hop ja kogu see maailm vaata. Ja mega äge on vaadata, kuidas ta nagu ta ei võta nagu selle järgi, et kurat, et vaatasin, et tal on mingi sitaks kõvad numbrid, ta võtab nagu kuidagi väga autentselt. Ta on nagu õppejõud. Sellel vennal on potentsiaali ja ta nagu lükkab. Ta on full nagu mingi hip-hopi õppejõud nii-öelda. Ta on nagu see, kes nagu pühendab oma aega nendele uutele noortele ja nagu teeb nendega koos mingeid asju nii-öelda, et nagu neid kas siis motiveerida või siis natuke suunata võib-olla. Ma ei ole nagu üldse hip-hopis nagu nii sees, aga ikka Genka, kui sa nagu küsid, mis on esimene sõna, mis Genkaga pähe tahab, ikka tahab öelda isa. Papa. Totaalne paps, On, jah. Selles on vägev, jah. Kas see küsimusele ainult mulle või teised võivad ka? Ei, teised võivad ka vastata. Ei, me juba vastasime ära kollektiivselt. See sai juba ammendatud, jah. Asi on lihtne. Kui on pehme, siis võib. Mul on üks küsimus veel. Mis on siuke koduleht, mida enam ei ole, aga te igatsete? Või mis oli põnev või mis oli lahe? Kas see tuleb ühest suust või? Neti.ee Omal ajal. Aga kas netit enam ei ole või? Ei ole. Üldse ei ole või? Surnt on. Ei ole või? Ei, ma ei tea, kas on või? Ei ole. Kas see või olla või? Minu arust ei ole. Midagi ikka on. Proovime järgi. Nii, vaatama. Rahvas. See oli mu esimene introduction internetti, lihtsalt kui ma sain oma esimese arvuti, ema näitas nii, kirjutas ja neti.ee. Sa tunned see nagu riiklikult nagu justkui nagu ühel hetkel ei olnud mingi Google'it, oli ju, kuule, neti on jumala ilusti jookseb veel. Jumala ilusti. Aga küll aga siin kohal puhka rahus, mängukoobas. Sinuga olid ilusad ajad. Seal oli viirused kunagi. Meile kuradi lasteaias räägiti, et ei mängukoopasse ei lähe seal. No, mis see väike viirus ikka teeb? Club Penguin ja Miniklip. Miniklippi ka enam ei ole. Miniklip ei ole enam. Ei ole või? Appi! Jah, ei ole. Miniklip läinud. Kõik Flashi-põhised mängud ju, mis netis olid ju kadusid. Flash sai ka otsa mingil kujul. No põhimõtteliselt enam ei kasutata ja seda. Väga kass. See on nagu... Ma ikkagi mäletan, kui Miniklip mulle tutvustas sellist kaunist mängu nagu RuneScape. Oli jah, Miniklipi kaudu ta tutvustas. Minu elu põhi algas sealt nagu. Seal olid esimesed sammud eneseavastuseni. aga Miniklip küll nagu see firma eksisteerib, ta teeb nüüd seda mingit 8-pooli mängu ja neil on üksikud mängud. 8-pool on jah, see on ju, see ju tänase päevani nii populaarne. Kas ta massiivne on, aga väike ta küll ei ole vist. Seal on ikka full nagu
nagu mängijaskond on taga, nagu kui keegi piljardit telefoni peal tahab mängida, siis ta tõmbab ju 8-pool'i endale alla. Et selles mõttes nagu nad avastasid nagu mingi asja, millele nad peaksid rohkem keskenduma ja nad panid siis oma saidi kinni. Jah, mitte kahanemine, vaid areng. No jah, et areng ja ma kujutan ette, et nad nägid neid numbreid, et millal te viimati miniklipis mängisite. Me küll nagu igatseme ja nutame seda taga, aga reaalsus on see, et sellest oli piisavalt kaua aega möödas, et nagu ja võib-olla täna ei toimikski enam niimoodi. Ja no ongi, ütleme nii, et kui sa mängid midagi tänapäeval noore inimesena, lapsena, mis iganes, siis sa teed seda telefonis, mitte ei lähe miniklipp.com-i. Või siis on juba kõigil on defaultis on nii kõvad arvutid. Ma mäletan ikka omal ajal ikka Sun Andrest välja jooksutada. See oli juba nagu latt, mida ületada. Sa ei saanud troodistet isegi põhja alati panna, vaata. Protsessor läks põlema. Täna saab selle troodistest lõpuks põhja. Ja nüüd sa mängid telefoni peal juba. Vabalt. Väga haige. Et see on nii jõhkralt muutunud, jah. Mis seadmed inimestel kodus ja kätte saadavad on? Elu areneb. Loodan, et teil on kõigil viimsed iPhone'id ja Androidid taskus. Loodame, et ka teie elu areneb. Ja loodame, et ka teie elu on pulliturus. On ju? Pulliturus. Pull-tube. Mis? Pulliturg, see on pullitoru. Kes saab aru, see saab aru, kes ei saa, mina ei saa. Pole hullu. Okei, aitäh. Aga tänan kuulamast. Loodan, et teil oli kõigil väga huvitav kuulata, kuidas Siimi maailmast asju näeb. Ma loodan, et Siimil oli ka siin tore. Ma loodan, et liiga deep episoodid on, ma hakkasin nagu nüüd, ma ikka kuulasin mõned episoodid. Tead, neid tiip-episoode on ka vaja vahepeal. Ma kukun jaurama alati, mul on see, ma kujutan ette, see on mingi 5 aasta pärast ka endiselt probleem. Aga mega tore oli teiega, kui vaid rahvast tehakse, milline imeline päikeseloojang meil siin Tartus täna oli. Väljas on soe. Piipar on aps. Kuule, millal see välja läheb? Ma arvan, et järgmine nädal. Kas siis pühapäeval või siis järgmine nädal jooksul. Ohoo, Piipar on apsul kork lahti keeratud ja kõrisõlmed on valla. Meil on hea. Me läheme nüüd shooti, sest et Siimi esineb. Nautige oma õhtut. Kui sa oled Tartus ja sa kuulad seda, siis tõenäoliselt ootab sind ees varsti Brickfest Tartu kammivabrikus. Ma mõtlesin, et see on Tartuga relevantne siin. Kuidas sa näed statse ka või? Nagu podcastidel, ma ei kujuta ette, kas teil on nagu sama keskkond või teistmoodi seal Spotify'ga, kas ta ei tööta linnakaupa näed ka või? Näeme küll. Kas te olete Tartu kesksed veel täna või kas kõige rohkem on Tallinnast kuulajaid? No muidugi. No aga siis näeme mis asjad, ma tegelikult ei viitsi neid üldse plaagida neid asju. Nagu nii näeme. Ei no ikka, plaagi ja ennast. Uus lugu on ilmselt juba väljas. Tõenäoliselt on juba väljas. Mul tuleb uus lugu välja 18 aprill. April. Siis ei ole veel. Oleneb. Oota. Praegu on 8. 10 päeva pärast. 10 päeva pärast. Siis võib-olla... Tõenäoliselt, kui ta ei ole veel väljas, siis ta on üsnagi jõudmas. Mine kuula. Laulu nimi on Set You Free. See tuleb välja No Copyright Soundsi alt. Ja seal on Siimi enda vokaalid. Tegelikult? Jaa. Ma alguses ei julgenud seda öelda, aga mul nüüd paar sõpra kiitsid ära, siis ma nagu nüüd julgen nagu öelda, et minu... Ma alguses ei kiirustanud selle ütlemisega. Aga jah, ühesõnaga ja pange sõna vabandusele, palun follow, kena oleks. Kaua me ootame? Kaua te ootate? Kaua meie ootame? Kaua me ootame teie tähelepanu? Me tahame ka uudist välja saada. Kõike head, elage surmani. Suurde linna.